Tere tulemast Musta kassitaro lugemisse neitsid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 17–23 august. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin mõõkade 2-ga. Mõõkade 2 räägib sellest, et otsus tuleb ära teha. Te ei saa edasi liikuda enne, kui te pole langetanud otsust. Tema kõrval on maagikaart. Maagikaart on võlukepp, millega saab absoluutselt endale ükskõik mida elus soovida. Maagikaardiga saab soovida endale unistuste elu, just sellist, nagu teie näete, et teil võiks olla. Unistuste töökoht, unistuste abikaasa, unistuste kodu, raha, kõike saab maagikaardiga endale soovida. Aga maagikaardiga on niimoodi, et peaksite kirja panema, istuma maha, mõtlema, mida teie elult tahate. Panema kirja ja sealt siis valima välja need, mis on väga tähtsad. Ja kõige parem, kui te leiaksite selle ühe, mis on kõige tähtsam, mis teie elus peab olema või võiks olla. Just selline, nagu teie tahate. On see kodu, on see auto. Ja siis te panete selle lihtsalt üksikasjaliselt kirja. Kus see on, milline see välja näeb, näiteks on kodu, mitu tuba tal on, mis materjalist ta tehtud on, kus kohas ta asub. Ma ei tea, kui see on mingi talu, siis kui palju seal võiks olla maad ümberringi, kas seal on viljakandevaed, millised on aknad, milline katus, ühesõnaga nii palju, kui te suudate olla täpne, hästi detailidesse laskuda, seda parem. Siis saab universum hakata teie soove täitma just sellised, nagu teie tahate. Mitte lihtsalt suvalist maja kusagil teile pakkuda või anda, võib-olla keegi kingib teile mingi osmiku kuskil. Pange kirja hästi täpselt kõik, mis teie oma ellu soovite. Siis murdke kiri kokku, pistki ümbrikusse. Ümbriku te võite ka ära kaunistada, sellepärast, et teie unistuste elu võiks ju olla ilusamas pakendis. Ja pistke see peitu kuskile, pange raamatu vahele või pange mõnda karpi ja unustage lihtsalt ära. Universum hakkab tegelema sellega kohe, nii kui te olete paberile selle pannud, teie soovi. Aga tal võib see aega võtta. Palju aega võtab, ma ei tea, eks sõltub ju soovide suurusest ka. Aga ta hakkab sellega tegelema ja kui ühel päeval teie soovid hakkavad täituma, siis te näete ja teil tuleb meelde see, et vot seda ma endale soovisin. Edasi tuleb teil siin müntide 10. Müntide 10 räägib pikaajalisest stabiilsest sissetulekust. Edasi tuleb teil siin sauade 5. Sauade 5 räägib konkurentsist, puudulikust juhtimisest, vaidlemisest. Minu jaoks on ta koosolek või selline inimesed vaidlevad millegi üle või arutavad mingit asja. Tahetakse näiteks ehitada midagi ja siis on igal ühel oma arvamus, siis nad natukene seal kisavad, karjuvad, üks ütleb, et tema idee on parem, teine jälle vastupidi. Kisage ära ja siis selle käigus vast leitakse ka see kuldne kesktee. Aga kaart hoiatab ka selle eest, et hoidke oma ego kontrolli all. Et ärge suruge oma tahtmist peale, kuulake ka teised ära. Siis on surmakaart siin all esimesena. Surmakaart lõpetab midagi teie elus ära. Selleks, et uus saaks alata, peab vana uks sulguma. Ja surm ei ole füüsiline surm, aga ta lõpetab mingi asja, mis teid enam ei teeni, teie elus lihtsalt ära. No saab läbi, ma ei tea, töökoht saab läbi, mis iganes, ettevõtmine saab läbi. Et midagi on teie elus sellist, mis vindub ja teid ei teeni. Ja see lõpeb nüüd ära. Siis tuleb kuukaart. Kuukaart räägib varjatud asjadest, sellest, et miski on teie eest peidus. Midagi on teie eest varjatud, mida teie veel ei tea. See nüüd tuleb välja. Ta on varjatud sellepärast, et pole olnud õige aeg või on inimesed teie eest midagi varjanud ja nüüd saate teada midagi. Et see kuukaart, no kuu ise on ju ka meil selline, et pool on peidus kogu aeg. Et miski ongi teie eest olnud siiani peidus ja nüüd hakkab see välja tulema. Ja lõpetab teie selle lugemise tornikaart. Torn on ebameeldiv üllatus. Torn on välk selgest taevast, mida teie ei oska oodata.
see tulebki, midagi sellist juhtub teie elus, mille peale te poleks mitte kunagi tulnud, et see võib olla nii, et see võib juhtuda. Ta vapustab, ta ehmatab aga no ma ei tea, selle tornikaardiga on niimoodi, et ta põrutab nagu jah, tõesti nagu välk selgest taevast, aga see on nagu välgu endaga või selle äikese ilmaga, et alguses on väga palav, siis see välk ärgatab ära ja siis, kui see kõik mööda läheb, see vihmasadu ja välkude sähvimine, siis läheb õhk puhtaks. Siis on nii karge õhk. Et see torniga on samamoodi, et ta paugutab midagi ära nüüd teie elus. Ja siis, kui selle torni langemise tolm vaibub, siis te nagu paremini näete. Kas näiteks on suurt tüli, no siis on nii, et räägitakse suud puhtaks ja pärast ollakse sõbrad edasi. Torn ei muuda midagi niimoodi kardinaalselt, et teie elu nüüd muutub, ma ei tea, kuskile suunas, ei ole. Ta nagu pigem on selline õhku puhastav, asju paika loksutav, et saate, midagi lõpeb ära, saate hakata midagi uut ehitama puhtal alusel. Täiesti uut vundamenti laduma. Et tornikaarti, ta on ehmatav, aga teda ei peaks nagu kartma. Sellepärast, et tulemus peaks olema nagu see, et asjad lähevad paremaks, lähevad edasi, teistmoodi, palju paremini. Et mida see torn, minul juhtus see, siin peab väga palju kerima, on tornikaart minu elus, mis juhtus minul, mida tornikaart minul tegi. Nüüd hiljaaegu helistas sõbranna, kellel oli ka tornikaart tulnud, kuigi vist üks nädal või 2 varem, kui tal juhtus, kukkus nii halvasti, et murdis oma varbaluu. Tähendab, rabas liiga palju, tegi tööd nagu orav rattas ja tornikaart tõmbas lihtsalt korraks vaiba jalge alt ära ja nüüd ta istub haiguslehel, puhkab, saab juba paremini magada. Et niimoodi see tornikaart võib toimida, aga ei pruugi nii hull see asi olla, et ta kohe niimoodi teie ellu lööb, et tõmbab teil korraks vaiba jalge alt ära, nii et peate lihtsalt aja maha võtma ja oma elu üle järele mõtlema. Aga tornikaart võib igasuguseid üllatusi teile tuua. Nii et ärge teda kartke, aga võtke tõsiselt. Selline lugemine tuli teile, teil on ikka tõesti nii, et ma ei tea, maagikaardist tornini, et võluvitsast kuni ehmatuseni. Ma loodan küll, et te saate selle kõigega hakkama. Ja see, mis teid ei teeni, see lõpeb lihtsalt ära, saate alustada, ehitada oma elu kuskilt otsast täiesti puhtalt lehelt. Jälle veel kord ülesse või mingisuguse jupi kuskil. Uue töökoha näiteks võib-olla, ei tea, mis teie elus täpselt tuleb, mina seda ei tea, eks te ise teate. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsib, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.